Ja buum! Kogemusnõustaja Silver podcast alustab. Mul on rõõm, et sa mind kuulad ja vaatad. Tänases osas räägin, milline tunne on elada ärevushäirega, kuidas see avaldub ning kuidas on võimalik siis, et inimene järsku ei oska enam mitte midagi teha, ei saa teha ja kõik asjad tunduvad kordades raskemana. Mina olen Silver, mul on diagnoositud depressioon ja ärevushäire, mis tähendab siis seda, et mul oli elus periood, kus ma ei saanud üldse mitte millegagi hakkama. Ma ei teadnud, kes ma olen, miks ma olen ja tänaseks päevaks ma olen siis suutnud nendest kõigist terveneda ja olen ka siis õppinud Tallinna Vaimse Tervise Keskuses kogemusnõustajaks, et aidata siis nüüd inimesi enda taastumiskogemuse põhjal, kes siis sarnastel teemadel abi vajavad. Ja ma annan endast nagu kõik selle nimel, et anda edasi just üks versioon sellest, milline võib olla depressioon, milline võib olla ärevushäire, kuidas see avaldub, et teha lihtsamaks ja mõistetavamaks see inimesele, kes seda ise võib-olla omal nahal tundnud ei ole, aga ta vähemalt seda kuulates ja vaadates saab aru, mida see kõik tähendada võib. Ja kui sul tekivad mõned küsimused selle saate käigus, siis kui sa vaatad Youtube'is, siis kirjuta kommentaari oma küsimus, ma annan parima endast, et sellele vastata. kui sa vaatad Spotify's või kuulad või Apple'is, siis lihtsalt saada mulle email ja sinu küsimus saab ka vastatud. Ma olen tänase saate jaganud mitmeks plokiks. Kõigepealt alustaks võib-olla siis füüsilistest sümptomitest, et kuidas ärevushäire siis inimesele võib füüsiliselt avalduda. Ja ma annan siis edasi kõik need, mida ma ise tundsin sellel hetkel. Ja kui me lähemegi ärevushäire sümptomite juurde, siis ma tooks kindlasti välja ebamugavustunde terves kehas. See on selline tunne, kus enda kehas on veider olla. See on justkui minu enda keha, aga see justkui ei kuulu mulle. Ja see on veider tunne ka selle poolest, et kui varasemalt oli tähelepanu üldse igapäevaelul ja üldse igapäeva asjadel, muredel, soovidel ja paljudel muudel asjadel, siis kui see ärevushäire välja lõi, siis see tähelepanu oli enda kehas laiali ja kogu aeg jooksis selline full diagnostika, et kas siin on okei, kas seal on korras, huvitav, mis valu see nüüd oli, huvitav, mis torge see oli, et nagu kõike panid tähele. Siis ma tooks kindlasti välja ka imelikud valud kehas, imelikud pinged, mida justkui varem tähele ei pannud ja seda saatis ka veider tunne siin kurgus, selline klombi tunne ja erinevad sellised hetked, kus oli tunne, et nagu õhku ei saa peale, tekib nagu selline lämbumise tunne, kuigi tegelikult kõik funktsioneerib ülinormaalselt. Brain fog või siis selline tunne, et aju oleks udu sees, et mõtted on nagu on olemas, aga samas nagu ei saa nendele otse ligi. Ja siis seesama, kui see aju on udu sees, siis on ka selline tunne, et nagu terve keha oleks udu sees. Sest see oli
selle poolest juba veider tunne, et ma polnud seda kunagi varem tundnud ja nüüd, kui see tunne järsku oli, siis ma suunasin kogu oma fookuse selle peale ja see ajas segadusse, sest ma ei teadnud, kas see on ohtlik, kas see on normaalne, kas see nüüd jääbki nii või see läheb mingi hetk üle. Ja tavaliselt lõi see välja pärast söömist, eriti tihti siis just, ja teinekord tuli ta täiesti suvalisel hetkel. Ja see pani muretsema, selles mõttes ei olnud varem niimoodi olnud ja nüüd järsku peab siis elama sellise tundega ja see ei olnud meeldiv. Siis tooks kindlasti välja külma ja kuuma lained. Et sellised lained, mis käivad läbi keha, vahepeal on palav, vahepeal on jube külm, ei tea, kuskohast need tulevad, siis higistad jälle ja sellest segadusse samamoodi. Tunne, et tasakaal kaob ära ja, ja samal ajal ka sellised suured adrenaliinisööstud, et lihtsalt oled oma turvalises keskkonnas, järsku läheb mõte uitama ja järsku käib sihuke jõnks läbi ja siis on selline tunne, et okei, süda hakkab taguma, sihuke tunne, et nüüd oled kohe stardivalmis reageerima ohule või millelegi, aga mitte millelegi ei ole reageerida või selles osas, et ma olen turvalises keskkonnas, mitte ühtegi ohtu ei valitse mind, aga tunne on selline, et nüüd on vaja söösta, nüüd on vaja reageerida, tegeleda, aga kõik on turvaline. väga veider. Suu kuivus, suu lihtsalt kuivas kogu aeg. ma ei tea, miks. Ja üldse nagu tajud muutusid samamoodi, et nagu panid tähele, et süda lööb vahepeal teises rütmis, siis oli selline tunne, et süda jätab lööke vahele. aga jällegi, see oli ilmselt sellepärast, et kogu tähelepanu oli kordades võimendunud. et enne võib-olla jah, mingi raks või mingi valu käis, aga lihtsalt ei teadvustanud seda. nüüd oli hirm, et midagi võib juhtuda, hirm tervise pärast ja ilmselt ka sellest tulenevalt ma panin kõike endas toimuvat ka rohkem tähele. ja see oli 24/7. see kestis alates sellest hetkest, kui ma silmad lahti tegin ja see lõppes alles siis, kui ma lõpuks unne jäin ja tegelikult ma kogu aeg soovisin, et ma tahaks, et kõik oleks normaalne, ma tahaks, et ma ei peaks tegelema sellega enam, sest see oli meeletult kurnav, meeletult kurnav just selle poolest, et kui sul on tähelepanu terves oma kehas laiali, sa kogu aeg saad infot, sa pead kogu aeg jälgima ja track ima seda ja lõpuks nagu kaobki kogu huvi kõige vastu ära, et iseennast aidata, et teistelt abi vastu võtta, sest see sensory overload või üldse see infotulv on nii meeletu ja lõpuks ongi see, et ei saagi hakkama endaga lihtsalt ja see on meeletult kahju, sest kui mul oleks praegu need teadmised, mis mul on, nüüd ajas tagasi minna ja siis iseendale saaks öelda, siis ma võib-olla usuks ennast ja hakkaks ka tegutsema. kui nüüd füüsilised mured või põhilised asjad, mis ma tähele panin sellel hetkel, siis olid ka asjad, millega ma pidin tegelema kogu aeg oma peas ja need sümptomid olid ka kurnavad selles osas, et ma pidevalt muretsesin, kogu aeg nagu mõte ketras ja iga asi, mis oli natukenegi kaugemal tulevikus, kogu aeg mõtlesin, et ah, mis mõttes, kas ma üldse saan või miks ma pean seda tegema või raudselt läheb valesti või mul ei tule välja või mul tuleb raudselt ärevushoog või mul tuleb paanikahoog ja ma ei taha üldse. ja siis, kui mul oli mure nagunii enda tervise pärast, siis ikka olid sellised mõtted, et no nüüd on küll mingi tõsine haigus küljes, vähk või mingi selline terviserike, et see hakkab nüüd mu elukvaliteeti tunduvalt langetama ja et ma ei saagi kunagi terveks ja ma jäängi selliseks muretsejaks, et seda oli hästi keeruline vastu võtta ja oligi selline konstantne hirmufoon, et
nagunii juhtub midagi. ma võin ükskõik kui tubli olla, ma võin ükskõik kui palju pingutada, vaeva näha, aga siis on mingi hetk ajas, kus tuleb see ärevushoog või kus tuleb see paanikahoog ja kõik see, mis ma tegin, see on nagu pühitud ja ma olen jälle seal nullpunktis tagasi. ehk siis ma tekitasin iseendale kogu aeg ärevust juurde, selline surnud ring, kust otseselt väljapääsu ei olnud. ja see, et mul olid mõtted, et nüüd mul on kõikvõimalikud haigused või vähikahtlustus, see viis mind sinna punkti, et ma hakkasin lihtsalt arste mööda käima ja ma lasin teha kõikvõimalikud uuringud, mida oli võimalik teha üldse, kõik röntgenid, ultrahelid, et siin niimoodi kurgust vaadata, et kas siin on siis midagi, et mille pärast see klombi tunne nagu üldse on ja vereanalüüsid, et üldse nagu siis aru saada, et kas on midagi mu tervisel viga või see kõik tuleb siit peast, et minu ärevuse tõttu lihtsalt. ja kõik tulemused, üllatus, tulid tagasi normaalsed või siis normidele vastavad ja see ajas samamoodi segadusse. sest no ühelt poolt see tunne on nii reaalne, see mure on nii reaalne ja kõik testide tulemused tulevad tagasi ootuspärased, siis ongi, mis siis üldse toimub, miks ma ennast nii tunnen, miks ma olen hirmunud, miks ma tunnen ennast stressis, ärevana. ja see igapäevases eksisteerimises ja funktsioneerimises oli päris suur hoop tegelikult. ja ma ehmusin hästi kergesti, mul tujud käisid üles-alla ja üldse see meeleolu kõikumine mõjutas ka siis minu usku üldse, et kas ma saan terveks või kas ma teen üldse mingisuguseid edusamme. Isutus, et ma sõin ebakvaliteetselt, teinekord ma ei söönud üldse jälle, mõnikord ma viitsisin endale süüa teha, mõnikord ma ei teinud seda jällegi üldse. ja uni, see oli ka täiesti kaootiline, eriti selles osas just, et unerütm oli olematu. et ma läksin magama siis, kui ma läksin, ma ärkasin siis, kui ma ärkasin ja mingisugust regulaarsust selles tsüklis ei olnud ja see ilmselt tegi mulle ka äh, veelgi siis seda seisundit ägedamaks, kui nii öelda. ja üks kurb asi muidugi veel, et ma ei suutnud üldse olla hetkes, et seesama, kus sa praegu näed mind rääkimas, minul käivad mõtted, mida ma järgmiseks ütlen, sina kuulad mind, siis kui oleks praegu see ärevushäires mina, siis see inimene mõtleks juba homset päeva, ülehomset päeva ja mis kõik võib valesti minna. et ma rikkusin kõik hetkes olemise momendid enda jaoks ära ja kui ma tundsin natukene rõõmu, siis ma juba mõtlesin, okei, varsti tuleb nagunii ärevushoog, siis ma ei ole enam rõõmus, siis ma olen jälle see paanitseja, muretseja, ülemõtleja ja see nagu panigi endasse tõmbuma ja üldse sulgema siis enda usu, et läheb paremaks. ma ei võtnud enam osa nendest asjadest, mis mulle varem meeldis teha, et nagu sõpradega olemine isegi. pigem ma üritasin enda mõtted hõivata mingisuguse tegevusega, mida ma kas tegin arvutist või telefonist, aga samas see ei viinud mitte kuskile, sest ma ei lahendanud otseselt mitte midagi ja kui inimesed, minu lähedased või sõbrad, kes soovisidki nagu aidata, siis ma ei tahtnud seda abi kuidagi vastu võtta, sest ma teadsin, et see kestab ainult hetke ja kui ma räägingi näiteks, mis minu sees toimub, siis nagunii keegi aru ei saa ja siis see iseenda isoleerimine oli ka üsna suures osas nagu karuteene, sest kui ma oleksin olnud aktiivsem, kui ma oleksin lihtsalt sundinud ennast osa võtma kas või sellisest lihtsamast tegevusest nagu jalutamine, oleks mu taastumine olnud
ilmselt kordades kiirem ja ka kordades efektiivsem, sest mul olid nagu nii suured hirmud nende füüsiliste sümptomite osas, et no näiteks see südame kloppimine, kui on ärevushoog või paanikahoog, see hirm muutus nii suureks, et see hirm muutus nii suureks, et ma hakkasin ennast isoleerima igasugusest füüsilisest tegevusest, ehk siis nagu näiteks jalutamine, jooksmine, üldse trenni tegemine, et kõik, mis nagu kehale hästi mõjub, kus saab neid endorfiine, mis panevad juba ennast hästi tundma. kõik need tegevused tundusid hirmutavana just selle osas, et ma olin veendunud, kui ma natukenegi ajan enda südame töö kiiremaks, siis mul tuleb paanikahoog või ärevushoog ja on oht, et mu süda jääb seisma. ja sellepärast ma andsin siis oma hirmule juhi rolli, mis hakkas mind tagasi hoidma, mis pani mind veel rohkem endasse tõmbuma ja mitte tegema siis neid tegevusi, mis tegelikult on mulle kasulikud pikemas perspektiivis. ja üks lahe asi, mida võib kutsuda kas siis toimetulekumehhanismiks, aga mul tekkisid sellised kiiksud, et veenduda, kas minuga on kõik hästi, kas see, mis toimub praegu ümberringi, see on normaalne. ja üks neist näiteks oligi äh, pulsi katsumine. et lihtsalt, kui mul tekkis see ärevuse moment, siis ma lihtsalt esimese asjana katsun, kas mu süda lööb normaalselt või see mingi peksab näiteks või see ei löö üldse. ja siis, kui ma panin näiteks need sõrmed siia enda selle kaelasoone peale ja ei tundnud, et süda lööb, siis kohe käis adrenaliini sööst. Põmm, süda hakkas lööma ja siis oli see, okei, ärevus ja kõik on normaalne, kõik on nii, nagu olema peab, et ma tunnen ennast ärevana. sest ma olin selle halva enesetundega juba nii harjunud, et ärevus lihtsalt oli osa igapäevaelust. ja sellised äkilised tõmblused koos sellise sügava sissehingamisega ja köhatamisega, sest vahepeal oli selline tunne, kus käis justkui selline jõnks läbi terves kehas ja tekkis väike ebareaalsusmoment, mille järel ma pidin veenduma, et okei, kas ma hingan, kas mu süda lööb, kas ma suudan nagu teha selliseid basic asju, et veenduda, et ma olen ikka siin, ma eksisteerin, ma elan, ma ei hakka surema. siis reality check'id või veendumine siis ümbritsevas reaalsuses, et kui mulle tundus, et mingid asjad on teistmoodi, kui nad enne olid. näiteks kontoriruum, kus on valgus ühtemoodi, aknast paistab päike näiteks ja järsku läheb pilviseks, siis valgus muutub. ja ma ei pane seda tähele ja siis mingi hetk ma vaatan oma ümbrust, okei, enne oli teistmoodi, mis nüüd vahepeal juhtunud on. ja kui ma seda ära ei suutnud seletada, siis mul kohe tekkis nagu ärevusmoment ja siis ma pidin tegema midagi, et ennast maha rahustada. siis noh, kui see ärevus oli niimoodi oma piigis ja kõrgtasemel, kus ma ei saanud üldse ei tööl käia, ei midagi teha, siis ma magasin suures toas, elutoas, sest ma tundsin ennast seal turvalisemalt. sest kui midagi juhtub, siis okei, ma olen elutoas ja kui näiteks juhtuks ja ma suren une pealt ära, onju, siis keegi leiab mind vähemalt kiiremini üles, sest aknad on ja kõik näevad sisse või midagi sellist käis minu mõte too hetk. ja uste mitte lukustamine, sest jällegi minu hirm oli suremine ja kui ma olekski sellel hetkel une pealt ära surnud, siis see, et ma jätsin ukse lukust lahti, andis siis võimaluse, et keegi leiab minu surnukeha ja siis saab sellega tegeleda. et need olid lihtsalt asjad, mis käisid mul peast läbi. jällegi see süvendas tagantjärele vaadates seda
hirmu veelgi enam. ja kui üldse see häire, sümptomid ja kõik muu sinna juurde, noh, need kõige hullemad sümptomid olid ikkagi ärevushood ja olid paanikahood ja kui ma üldse nüüd olen saanud terveks ja mul on olnud aega piisavalt, et ajas tagasi minna, et trackida siis umbes, et kus see kõik võis alguse saada, siis tegelikult esimesi ilminguid ma suudan meenutada, et see on juba põhikool ja siis juba keskkoolis. Aga ma toona ei teadvustanud seda. Ma arvasingi, et kõik inimesed tunnevad ennast nii ja see on osa inimeseks olemise juurde. Ja kui ma sain selle ametliku diagnoosi, et okei, mees, sul on sügav depressioon, millel on ka siis muud segatüüpi ärevushäired või siis generaliseerunud ärevushäire, siis hakkas nagu see pusle kokku minema. Et okei, mul on varasemalt ka olnud paanikahoolaadseid sümptomeid või ärevushoolaadseid sümptomeid, aga siis ei ole seda registreerimist toimunud, et nüüd ongi see konkreetne asi ja siis sellel ajal ei tundunud see ohtlikuna ja ilmselt ka miks ta ei tundunud ohtlikuna, et see alati läks üle, ta ei jäänud kestma, ta ei olnud nagu igapäevane probleem. Ja nüüd siis mida aeg edasi läks ja mida rohkem ma ignoreerisin enda neid sümptomeid, siis see süvenes ajas, kuni lõpuks oligi see päev, kus kõik kokku kukkus ja siis oligi see punkt, kus hakkasidki tekkima siis ärevushood, paanikahood, tuli depressioon ja, ja siis lõpuks ka sellega tegelema hakkamine. ärevushooajal, mida mina panen tähele või mida mina nagu täheldasin just kõige rohkem, oli see, et enne kui see pihta hakkas, siis minu meeled muutusid ülitundlikuks, ehk siis nägemine, kuulmine, tunne naha all ja naha sees ja üldse siis ka minu ülejäänud meeled, mis üldse eksisteerivad, kõik nagu võimendus. Nägemine läks üliteravaks. See on, kui anda sellele termin, siis see on nagu 4K või 8K ultra HD nägemine ja see fookuspunkt ei olnud ainult enam see kitsaskoridor, vaid pilguvälja avardus ja infot tuli nii palju peale, mis oli nagu samamoodi kurnav. Siis kuulmine muutus samamoodi üliteravaks, et isegi kui oli näiteks kontoriruumis ärevushoog tulema, siis isegi näiteks mingid arvutid või inimesed, kes rääkisid kuskil teises ruumis, see muutus ka ülivaljuks ja see oli hirmutav. Nahas või naha peal oli tundlikkus kordades suurem, kui ta muidu oli ja see kõik see sensoorne üleküllus, siis see väsitas ja see hirmutas ja see samamoodi kutsus esile sellist õrna paanikat, mis pani siis südame kloppima jõhkralt ja samal ajal siis tekitas ka meeletut hirmu ja sellist põgenemise tunnet, et ma tahan iseenda keha seest välja tulla, aga ma ei saa seda teha, sest see, kes mina olen, see ongi mina ja mul ei ole selle eest võimalik ära põgeneda. Ma tegin jah, nagu ma ütlesin, need kiiksud, reality check, südame kontrollimine, oma pulsi kontrollimine, keskenduda oli ärevushooajal raske, et üritasid küll mõelda või rääkida kellegagi. Näiteks kui mul kontoris juhtus hiljem, siis ma teen müügitööd ka või tegin toona müügitööd, siis näiteks oligi klient telefonitoru otsas ja ärevushoog tuleb, siis ma ei osanudki midagi teha. Ma üritasin võimalikult kiiresti selle kõne lihtsalt ära lõpetada ja minna siis tegeleda oma ärevushooga. Siis mul oli selline tunne, et ma pean alati millestki kinni hoidma, sest tunne tasakaalu osas ei tundunud usaldusväärne, sest ma kartsin, et ma mingi hetk võin minestada või üldse siis kaotada tasakaalu ja kokku kukkuda näiteks. Vati sees tunne, et
ma justkui olen siin, aga samas ma nagu justkui ei ole ka. Ja siis üldse selline hirm, raske keskenduda ja minu nagu mõtted ei koondu, et neid on nagu peas samal ajal, samas hetkes tuhandeid, sadu tuhandeid, aga ma ei saa ühestki nendest kinni haarata ja samal ajal valitseb ka selline tühjus. Et seda on keeruline sõnadesse panna, seda tunnet täpselt, aga midagi sellist umbes oli. Ja kõige õudsemad asjad. Minu lemmikud, jutumärkides lemmikud, on paanikahood ja mm-mm, mm-mm. Need on nii jõhkrad asjad, et reaalselt, kui vahet ei ole, kas on näiteks inimene, kes on mulle midagi halba teinud või ma ei sooviks isegi talle seda, sest see, see tõmbab nii lukku. See paneb küsitlema üldse eksistentsi üle, see paneb küsitlema selles osas, mis asi on reaalsus üldse. Vähemalt mind pani. Ja kui mul oli esimene paanikahoog, siis nagu elu muutus pärast seda, sest ma ei olnud sellist hirmu mitte kunagi varem tundnud. Reaalne hirm suremise ees või reaalne suremise tunne sellel ajal, kui paanikahoog tuleb. Ja ma tean, et ma ei ole ära surnud, ma olen elus ja selles osas ma ei saa ju teada, mis tunne on suremise tunne, sest et seda teades ma pean ju surema. Paanikahoog aga on midagi sellist, mis nagu reaalselt tundub, see tunne on nii ehe, et kogu maailm, mis on olemas, seda mõne hetke pärast enam ei ole. Ja on selline tunne, et nüüd on see hetk, kus ma kaotan igasuguse kontrolli reaalsuse üle ja ma lähen hulluks ja jäängi selliseks või siis suren selles hetkes. Ja see, et see surm saabub selliselt, see on ka päris nõme, sest see on nii jõhker tunne. Süda lööb nii kiiresti ja selline tunne, et see lööb ka nii kõvasti, et see jääb seisma või see lakkab töötamast. Sest ainuke asi, mis tollel hetkel nagu füüsiliselt veel lisaks ilmneb ja on suht domineeriv tunne, ongi seesama südame kloppimine lihtsalt. Ja ettekujutus kõikvõimalikest stsenaariumitest, mis nüüd juhtuma hakkab ja tavaliselt ma hakkasin mõtlema kohe, et okei, nüüd on potentsiaalsed võimalused, kuidas ma nüüd suren, kas süda jääb seisma, kas ma kukun kokku, kas ma paanitsedes teen midagi, mida ma muidu ei teeks, kui näiteks on mingi olukord, kus ma pean kiirelt põgenema või jooksma, siis äkki ma jooksen kuskile vastu peaga või libastun ja ongi kõik. Ja samal ajal on ka see ettekujutus või hirm, et okei, nüüd kui ma ära suren, siis on ju meeletu igatsus, et kõik, mis maha jääb, kõik, mis tegemata on ja ülikurb tunne ka samal ajal, siis kogu kontroll ümbritseva osas nagu kaob ära. Ja nagu ärevushooajal on selline tunne, et tahaks oma kehast nüüd nagu välja tulla ja põgeneda selle tunde eest ära, siis paanikahooajal on nagu kõige suurem tahe ja soov lihtsalt, et see ära lõppeks. Ei taha seda tunnet lihtsalt tunda. Ja selline tunne, et nagu reaalselt võtakski enda naha ära, tõmbaks ennast sealt seest välja lihtsalt, et ei peaks seda tunnet tundma. Ja kuhugi ei ole tegelikult minna. See ongi kõige nõmedam, sest see tunne on nii hirmus, nii reaalne, aga ümbritsev keskkond on kõik turvaline. Mitte ühtegi ohtu ei ole tegelikult ja kõik on nii, nagu olema peab, kõik on hästi. Aga sees valitseb selline kaos lihtsalt, et ei taha nagu enam tunda seda tunnet mitte kunagi. Ja kardad, et äkki tuleb nüüd uus varsti, pärast seda isegi see, kui see läbi on. Ja see nagu muudab, muudab inimesse, mind muutis vähemalt, et noh, mitte miski pole pärast seda esimest paanikahoogu
sama alatiseks, jääb see meelde. Ja mis nagu tegi veel nõmedamaks, oli see, et kui keegi prooviski näiteks aidata, keegi sai aru näiteks tollel hetkel, kui mul oli paanikahoog, siis ma ei suutnud nagu aru saada, et see inimene soovib aidata. Ta nagu rääkis, aga minu jaoks ei tundunud reaalne enam. Et mul oli kogu fookus ellujäämisel ja siis, kui keegi veel üritab aidata, siis see ei olnud hoomatav enam lihtsalt. Ja noh, alati läks see üle, sest mingi hetk see lihtsalt jah, kuidagi tuli tagasi normaalsusesse ja siis oli nii kurnatud olla, et ei tahtnud enam mitte midagi teha, ei osanud mitte midagi enam teha ja polnud ka nagu või näinud enam pointi, sest see teeb nii tühjaks seest, et need emotsioonid, need käivad nagu roller coaster Ameerika mägedel, teevad mitu surmasõlme ja siis teevad sind nagu nii tühjaks ja mul ei olnud mitte mingisugust huvi pärast seda paanikahoogu olla, jee, lähme nüüd proovime ennast jalutama viia, sest see mõjub mulle hästi, et nagu ma ei uskunud enam sellesse. minu ainsad mõtted olid sellel hetkel, et millal see järgmine tuleb ja kas see järgmine on viimane paanikahoog. Ma ei tahtnud neid enam tunda, sest see nagu süvendas hirmu, see süvendas seda ebausku, see süvendas lootusetust. See kaotas usu ravimitesse, see kaotas usu teraapiasse ja nagu mitte miskit ei näinud, ei tundunud tol hetkel toimivat, sest kõik, mis ma proovisin nagu enda heaks teha, nagu mitte miski ei aidanud. ikka tulid need paanikahood, ikka tulid need ärevushood, alguses muidugi. Aga miks ei toiminud võib-olla mitte miski, sest äkki ma keskendusingi üldse valedele asjadele, et nüüd, kui ma praegu siin sedasama asja proovin edasi anda, siis ma ütlen, et minu nagu üks olulisem abivahend oli enda hirmude, enda hirmudest arusaamine, seostamine, tegevuste seostamine, miks on mingi asi mulle kasulik ja mille pärast ma seda tegema pean. Siis nagu hakkas efekt tulema ja tulemused tulema, sest ma ise sain aru, miks see on mulle hea. näiteks jalutamine, trenni tegemine, õigesti söömine, alkoholi mittejoomine. siis see pilt muutus, see fookus muutus ja need ärevushood ja paanikahood jäid vähemaks esialgu ja siis nüüd täna olen selles punktis, kus neid see aasta pole näiteks mitte ühtegi olnud. Ärevushäire ja depressioon üldse ja no ärevushäire tõttu jäid mul väga palju asju tegemata. Ma väga palju hakkasin ju kartma, mis tähendas seda, et ma olin endasse tõmbunud, ma ei näidanud oma emotsioone välja ja ma ei nautinud enam asju, üldse tegevusi, sest mul oli alati see mõte peas, et millal nüüd see järgmine paanikahoog tuleb ja samas ma ei uskunud, et mitte midagi üldse paremaks läheb, siis kui mul oli see haripunktis. Ja kogu aeg pidev muretsemine, isegi kui oli natukene rõõmu, siis ma suutsin selle ära rikkuda, et mitte miski ei lähe paremaks. Tekkisid uued muremõtted, tekkisid uued asjad, mida karta. Ma ei saanud tööl käia alguses, sest igapäevased ärevushood ja paanikahood viisid mind sellisesse punkti, kus ma reaalselt kartsin kõike. Ma üritasin enda meeli blokkida, ehk siis ma kandsin päikseprille, mis olid mustad, et ma näeksin vähem. Ma käisin igal pool klappidega, et ma ei peaks kuulma näiteks tänavamüra. Siis ma päevavalges ei tahtnud üldse olla, sest siis oli ju valgust hästi palju, ma nägin hästi palju ja kui meeled on, mulle tundusid, et nad on võimendatud olekus, siis mulle meeldis ainult pimedas tegutseda. ja nagu ma ütlesin, tööl ma ei saanud käia, ma pidin haiguslehe võtma, sest ma ei saanud oma tööülesannetega hakkama. mul jäi ärevuse tõttu tegemata töö iseendaga.
sest mu hirm oli nii suur, et ma ei teinud neid tegevusi, mis on mulle kasulikud. Trenn, alustades kõige lihtsamast asjast, füüsiline tegevus, jalutamine. Ma pigem vedelesin, üritasin vaadata midagi arvutist või scroll isin telos ja ma jäin ka inimestega kaugeks. Ja kuni lõpuks jah, oli see periood elus, kus ma siis hakkasin tuimestama ennast, sest ma ei saanud abi nii-öelda ravimitest, teraapiast ja siis ma kaotasin ise usu ja siis ma lihtsalt hakkasin sellel hetkel jooma. Ja sellest ma räägin mõnes teises osas lähemalt. Aga mul jäi päris mitu aastat elust. Ma jäin päris mitmest aastast ilma. Ma ei saanud teha asju normaalselt, nii nagu ma täna seda teen. Ja et kuskil 5 või 6 aastat on nii-öelda kadunud või läinud sinna alla, kus ei olnud teadmisi piisavalt palju, kus ei olnud julgust abi küsida, kus oli selline ohvrihoiak ja, ja jah, ma natukene igatsen, mitte ei igatse, vaid ma tunnen nagu kurbust selle üle, et mul ei olnud selliseid teadmisi siis, nagu mul praegu on, aga ilmselt see ongi osa sellest protsessist, sellest tervenemise protsessist, et nagu öeldakse, et meiega juhtub asju täpselt senikaua, kuni me lõpuks midagi õpime, viime ellu muudatused ja siis me saame jätkata oma teekonnal ja jätkata siis parema inimesena. Ja see on ka üks põhjustest, miks ma seda kõike teen. Et on sellele äkki on sellest kasu kellelgi, kes on just ise sellest punktist, kes otsib seda motivatsiooni või inspiratsiooni, mille pärast enda eest hoolitsema hakata, sest kui inimene hakkab ennast väärtustama, õpib ennast uuesti tundma, õpib ennast uuesti armastama, siis sellel on ka tulemused ja tulemused motiveerivad ja nende tulemuste nägemisest saadud motivatsioon aitab luua ka distsipliini, mis paneb meid tegutsema ka siis, kui meil on kõige mustem päev, aga me teame, et me peame enda selle põhimiinimumi ära tegema, et hästi tunda ennast. Ja kui rääkida, et ärevusel on alati põhjus, siis on ju ka sellel mingisugused trigger'id, mis kutsuvad siis esile kas seda paanikahoogu või mis kutsuvad esile seda ärevushoogu. Ja minu triggeriteks oli äkiline keskkonnamuutus. Kujutame ette, et ma olen kontoris, ma teen oma tööd ja keegi teeb akna lahti, ilma et mina seda tähele paneks. Mõne aja pärast tunnen ma enda nahal jahedamat õhku ja kui ma ei tea, kust kohast see tuleb, siis esimene mõte on mul see, et mul hakkab ärevushoog tulema ja siis ma ehmun korra, mul tuleb see adrenaliinisööst ja siis ma hakkan mõtlema, oota, miks ma ennast nii tunnen. Ja siis ma skännin kähku ümbrust ja siis vaatan, okei okay,, aken tehti lahti, kõik on chill, ma võin rahuneda. Aga kui ma ei tea seda, siis ma hakkan kohe paanitsema, ma hakkan stressama, ma hakkan närveerima ja siis mul võib tulla ärevushoog. Siis jah, ümbritsev keskkond, sealsed äkkmuutused ja kui ma suudan endale selle lahti seletada, mis just toimus, siis mul ei teki ärevushoogu. Aga kui see on midagi sellist, mida ma lahti ei oska seletada, siis ma tunnen ennast üpriski ebamugavalt ja mul võib tulla ärevushoog ja mul võib isegi tulla paanikahoog. Näiteks selline trigger. Tänapäeval või nii-öelda tänasel päeval, kuna ma olen hästi palju endaga tööd teinud ja enda emotsioone uuesti tundma õppinud ja üldse nagu lahti mõtestanud, mis teatud tunne võib tähendada või kus kohast see pärineb, siis endiselt ma pean nagu vaeva nägema sellega, et kui ma olen mingisuguses uues olukorras, ma tunnen midagi, mis tuleb lainele peale, siis ma olen vahepeal segaduses, sest ma ei tea, kas see on hea asi või see on asi, mille pärast ma peaksin muret tundma, siis see võib olla ka üks triggeritest, mis
võib siis üle minna ärevuseks, ärevushoogs, paanikahoogs. et neid momente tuleb, aga siiamaani ma olen üsna hästi hakkama saanud, et siis ära hoida selle üleminek ärevushoogs või paanikahoogs. Triggeriks võib olla ka ülemõtlemine, ehk siis mõte läheb kuskile sellisel viisil lendama, et suudab kujutada ette kõiksugused stsenaariumid, mis kunagi ei pruugi juhtuda, aga seal selle filmilindi mõtlemise tulemusel võibki enesetunne minna ärevaks, murerohkeks ja see võib esile kutsuda ärevust, ärevushoogu või paanikahoogu. Unetus või halvasti magamine on väga soodne trigger minu jaoks, kus võib siis ärevus avalduda ja millel on siis potentsiaal minna ka edasi ärevushoogs või paanikahoogs, siis üleüldse, noh, enne oli ümbritsev keskkond, sealsed äkkmuutused, aga samas ka minu enda sees toimuv, et kui ma tunnen järsku mingit jõnksu, mingit raksu, mingit pinget või mingit valu, siis esimesed mõtted on ikka need, et okei, mis see nüüd võib olla, et kas see on asi, mille pärast ma peaks muretsema või see kõik on pigem normaalne ja ma võin edasi ilusti toimetada. Varasemalt 5 aastat, 6 aastat tagasi ilmselt ma oleks full blown ärevushoo käes olnud. Ja neid triggereid tegelikult võibki loetlema jääda. Selles osas neid on hästi palju. Aga igal juhul, mina loodan, et tänane osa andis sulle mingigi perspektiivi edasi, kuidas siis või milline tunne on olla siis ärevushäirega elades ja kuidas see võib avalduda, millised on selle sümptomid ja millest siis tulenevalt võivad ka igasugused tegevused ära jääda, mis varem meeldisid ja samas sellest võib saada ka takistus, mis ei lasegi elust osa võtta. Kui sul tekkis mõni küsimus, kui sa vaatad Youtube'is, siis viska video alla kommentaar, kui sa vaatad Spotify's või kuulad Spotify's või Apple'is, siis saada mulle see küsimus näiteks meili peale silver@tervevaim.ee ja kindlasti hoia peal minu toimetustel sotsiaalmeedias, kuula minu teisi podcast'e, kuula neid podcast'e, kus ma olen ise külaliseks käinud, need sa kõik leiad minu Linktree lehelt, mis on siis siin lisainfos saadaval. Näeme juba mõne aja pärast 4. osas, kus siis teemakäsitlus on veel üllatuseks. Aga mis ma proovin siin sellel teekonnal edasi anda, ongi võtta siis algusest peale, et milline on, kuidas depressioon tekkis, kuidas ärevushäire avaldus, mis tunne on nendega elada, tervenemine või üldse see ravi alustamine, tagasilangused ja siis stabiilsusesse jõudmine, nii palju siis etteöeldavalt. Aga suur tänu, et oled siiani osasid kuulanud ja tegelikult sina oled ka see, kes aitab sellel saatel või podcastil siis juhtuda. Nii et olen tänulik ka sulle, kallis kuulaja, kallis vaataja. Näeme juba järgmine kord ja minu poolt tšau.